morning. Mis ta siis on? Pühapäev on igatahes 21. Me oleme Brno's, oleme oma öö ära maganud. Jõudsime siia päris kott pimedas. Ja otse loomulikult esimeseks üllatuseks oli see, et see parkla, mille me olime arvestanud endale ööbimiseks, seda enam ei olnud lihtsalt. See oli maamuna peal kadunud, seal olid aiad ees ja keelumärgid ümber ja ju hakatakse mingit maja ehitama. Me otsisime öösel endale pimedas ühe tasulise parkla, kusagil see vanalinna ligidale, et oleks ja lihtne kööberdada, nagu see nüüd täna selgub. Oleme me raudteejaama kõrval. Me ärkasime hommikul selle peale, et hakkas ruuporites teadaandeid kosma arusaamatus keeles ja tilinaid ja rongid käisid edasi-tagasi. Ja raudteejaamas nagu ikka siin võib näha vahepeal huvitavaid inimesi, kes ise endaga räägivad ja kes seina äärde kusevad. Aga üldiselt on parkla ilus suur ja puhas, sest see on tegelikult mingi restorani parkla. Kui me öösel tulime, see resto oli veel lahti, aga siia me ei läinud. Me tegime hoopis niimoodi, et näitan siit vanalinna kõige tagumine ots sealt ülevalt paistab oma suure kirikuga. Ja siis täpselt see tee, mis seal on, et sealt kusagilt me läksime 1 kilomeeter, siis me saime selle minu lemmikbaariga külastatud, kus ma sain maailma parimat õlut ja maailma parimat slaava kätt. Aga laias laastus noored siis poltisid ja valvasid bussi ja meie mutiga läksime kavanisime õlut sisse ja magasime ilusti sügavalt, ärkasime linna häälte peale hommikul, kui kell lõi ja kui kirikukellad kutsusid ja kui trammid hakkasid sõitma ja nüüd pole muud kui, ma proovin siit siis ühe korra on aknaid juba udust puhastatud, aga uus kiht on juba peal. Noored on üles saadud ja tegelikult ega meil siin enam pikka pidu ei olegi, nii et operaator Kõps jõudis lõpuks tuppa. Kuidas magasite? No näete. Ja siis siit on edasi ainult Austriasse. Šalala. Me oleme teristanud nüüd päris mõnusalt Austriat. Sihtpunktiks on meil Klagenfurt, kuhu ongi ainult persse ma mäletagi. Palju sinna Klagenfurti maad veel oli siit? 100 midagi või? Nii palju ei ole enam. See oli 2 kohaline number. No selge, igatahes me oleme keerasime kiirtee pealt ennast maha, et purksi süüa. Aga purksi söömiseks muidu on väga ilus koht, ma proovin seda filmida ka kuskilt. Üritada. Ei tea mina, kas midagi peale jääb. Nagu meil öeldakse, parem teha või mitte teha. Nii, tegime kiire peatuse tee ääres, sest siin on selline iseteenindusega taluputka või talupood. Ise lähed sisse, vaatad, valid, maksad, müüjat midagi kedagi ei ole. Mooti elu allub, see on nogura. Piiksutid, värgid. Koogid, lihad, pelmenšikud, utimunad. Mida kõike? Nii, panen pildistaja ära ja vaatan. Helle! Me oleme nüüd jõudnud oma järjekordsesse sööbimispaika, mis asub Klagenfurdi lähedal.
Midagi siia väga osta ei saanud, sest pühapäeviti on siin kõik poed kinni. Tanklast siiski 1 2-liitrise veini leidsime. Ja no, siin on auto ja selja taha jääb hommikune kurat, ta vahib minu molli. Ma näitan teile kohe vaadet. Me oleme jõudnud Itaaliasse. Trieste on see linn, kus me asume. Kõik ülejäänud läksid muuseumisse Van Goghi maalinäitust vaatama. Mina tuin ringi. Minu selja taga on hunnik turiste ja tegelikult Vahemeri, mis seal salata. Praegu on ilm selline, et vette sultsata ei taha, aga dressikaga on täitsa okei olla. Ja mina olen mingisuguse keskväljaku peal, mille ma nüüd teile ette näitan.
Good night.